Vaatame Hormuzi väina. Siin asuvad Araabia Ühendemiraadid, siin on Omaan ja teisel pool on Iraan. Nüüd sellel kaardil siin kõik need punased punktid näete, et iraanlased haldavad 16 kuni 32 sadamat, kas siin Pärsia lahes või siin Omaani lahes. Ja need oleksid mõned sadamad, mida Kairo merevägi püüaks selle blokaadi käigus sulgeda, eks? Püüdes Iraani sundida, näitasime seda teile eile. Tulles selle punkti juurde tagasi, saan kollase markeriga näidata, mida iraanlased kavatsevad ja kuidas on olnud tavaline kaubandus. See laevatee kulgeb läbi Omaani, Araabia Ühendemiraatide ja kohe eespool Iraani. Ja just seda iraanlased tahavadki selle saare ümber siin, eks? Selle nimi on Larak, L-A-R-A-K, mida iraanlased sooviksid, et juhtuks. Kuid see on see, mida me praegu näeme. Pudelikael siin Hormuzi väinas. Seal on liikumist, seal läbib käputäis laevu. Mida me siin püüame näidata, on 4 Hiinaga seotud alust. Mõned veavad naftat, mõned mitte. Siin on 4 erinevat mudelit. Blokaadi kehtestamisega olid nad teel Laraki saarele, kuid pöörasid poolel teel tagasi. Sama juhtus nende 2 siin, kuid öösel tuli üks teade. Lawrence Simonetti Fox Businessist rääkis sellest. See on Rich Stari marsruut, eks? Sa näed seda kollasena. Ta liikus siit läbi, peatus ja öösel ületas Hormuzi väina. See on üks juhtum samal ajal, kui blokaad jätkub. Vaadake seda mereliiklust, mida me jälgime. Kas näete neid punaseid ja rohelisi punkte? Ekraanin taga on siin Omaan, siin Araabia Ühendemiraadid ja seal üleval Iraan. See on see saar, mida ma mainisin ekraani ülaosas. Kõik, mida näete punasena, on ookeanilaevad, mis veavad naftat. Või naftasaadused. Kõik, mis on rohelisega, on kaubalaevad. Aga te näete ummikuid siin Araabia Ühendemiraatide rannikul ja ka siin Omaani rannikul. Nad on seal juba mitu nädalat seisnud. Kui nüüd Silva merevägi peaks merel laeva kinni pidama, siis põhimõtteliselt nii see käibki. Need on praegu merereeglid. Saanad hoiatuse, laevale minnakse pardale, dokumendid kontrollitakse üle. Kui nad läbivad kontrolli, on kõik korras. Kui ei läbi, võivad tekkida probleemid. Siis võib laevale pardale minna. Sellele minnakse pardale ja see otsitakse läbi. Ja lõpuks kas peetakse see kinni, suunatakse ümber või lõpuks vabastatakse. Need on praegu Silva mereväe mereseadused. Kirk Lippold, endine USS Pauli komandöör, on nüüd meiega. Härra, mul on hea meel teid siin näha. Mida me selles loos tähelepanuta jätame? Millest me veel aru ei saa? Ma arvan, et üldpilt, mida sa pead arvestama, on see, et merevägi kehtestab blokaadi Hormuzi väinas ja Iraani sadamates. See on väga keeruline operatsioon. Selleks on vaja palju laevu. Siil on palju maad, territooriumi, mida tuleb katta. Ja kui meil on vajalikud jõud olemas, juhul kui otsustame, nagu sa mainisid mereõiguse kohta, et peame need laevad peatama ja kontrollima, saates pardale meeskonna, kes on valmis igaks olukorraks, sest me ei usalda neid. Eriti Iraani laevu. Kas ma võin küsida nende kõigi laevade kohta, mis on seal väljas olnud nädalaid? Mul on selline rumal küsimus, aga kuidas teil jätkub varusid, et selle kõigega toime tulla? Täna suurepärane küsimus. Paljudel neist on tõesti vähe varusid ja meremehed on väga mures, kuidas varustust jätkub. Laevade omanikud küsivad nüüd, kuidas me saame toitu ja hooldame kõiki neid seisvaid aluseid, mis ootavad nii Pärsia lahes kui ka Omaani lahes. Seega arvan, et merevägi pöörab sellele tähelepanu. Nad teevad koostööd partneritega Saudi Araabias, Omaanis, Araabia Ühendemiraatides, et tagada, et need laevad saaksid vajaliku toe ja et nende erinevate riikide meremehi abistataks. Aga lõpuks peame meie, Ameerika Ühendriikide merevägi, võtma Iraani vastutusele selle eest, mida nad on teinud ja tooma nad tagasi läbirääkimiste laua taha. Avaldage neile jätkuvalt survet, sest see maksab Iraani režiimile $13 miljardit kuus. Et tagada selle blokaadi hoidmine, nad ei saa majanduslikku toetust, mida nad vajavad. Nende majandus oli juba kõikumas, kui see kõik algas. Nii et kuigi see mõjutab kõiki neid ootavaid laevu, vajavad nad toetust ja Ameerika Ühendriigid töötavad diplomaatiliste kanalite kaudu, et see tagada. Kas te nõustuksite sellega, mida ma just hetk tagasi tsiteerisin, kui see ametnik ütles, et see blokaad tõesti hirmutab Iraani, sest see lämmatab nende majandust?
ma rääkisin hiljuti Brianiga, see on nagu malemäng ja iga mängija teeb oma käigu. Ma arvan, et mõnikord mõtlen ma ööpäeva kaupa. See on šah ja just seda me näeme. Kas teie näete seda samamoodi? Kindlasti, Bill, tegelikult arvan, et Ameerika Ühendriigid mõtlevad sellest veelgi kaugemale. See pole ainult praegune vahetusurve, vaid ka see, mis juhtub siis, kui iraanlased tõesti tulevad läbirääkimiste laua taha ja nõustuvad 4 peamise punktiga. Ei mingit tuumaprogrammi ega tsentrifuugide kasutamist. Ei mingit toetust proksirühmitustele, Hormuzi väina avamine ja jätkuv toetus nendele peamistele punktidele, mille Trump kehtestas. Ma arvan, et kui me seda kõike vaatame, siis püüame ette näha, kuidas me neid samme tegelikult ellu viime ja need teoks teeme. Nii et see on nagu malemäng, aga samas ka pikaajaline mäng, sest lõpuks peab Iraani režiim viidama põlvili ja mõistma, et teda ei saa usaldada. See ei ole enam usalduse ja kontrollimise küsimus. Asi on selles, et nad on valetanud, varjanud infot ja nad on tapnud juba 47 aastat. Nende teod räägivad enda eest, kui nad jõuavad läbirääkimiste laua taha. See on ka riskimäng ja president Trump rääkis eile võimalikust abist teistest riikidest. Kindlasti. Kas te loodate, president, et teised riigid aitavad selles pingutuses Iraani ja nende konkreetsete blokeerimisel? Jah, teised riigid aitavad. Millised riigid? Ausalt öeldes me ei vaja teisi riike, aga nad on abi pakkunud. Jätame selle, teeme selle tõenäoliselt homme selgeks. Need on siis riigid, kes aitavad, aga mis on teie arvamus Hiina kohta konkreetselt ja kuidas nad võiksid iraanlastega kulisside taga tegutseda? Täna Hiinaga seoses on 2 asja, millega peame olema väga ettevaatlikud. Primeiro, eles os apoiaram militarmente. Suurim jätkuv oht on see, et Hiinal on uskumatu küberründe võimekus. Iraanil on see samuti olemas. See teeb murelikuks, kui nad jagavad osa sellest võimekusest. Lembre-se, sobre o estreito de Hormuzi väina käsitletakse kui rahvusvahelist veeteed, kus kehtib meresõiduvabadus. Sama toimub Hiinaga Lõuna-Hiina merel, kus Iraan on ümbritsenud Lähis-Ida käsilasrühmitustega. Hiina on rahvusvahelist õigust rikkudes militariseerinud piirkonna. 9 ja peagi 10 koos Recife Antelopiga, 10 saart Lõuna-Hiina meres, mis on võimelised katkestama mereveoliikluse selles piirkonnas. Hiina jälgib ise ja maailma tegevus seal. 4 nädalat enne tippkohtumist. Viimane punkt siin. Ma ei tea, kas sa nägid eile Wall Street Journalist Jerry Bakeri kirjutist. Ta kirjutas terava juhtkirja, kus ta põhimõtteliselt väitis, et see administratsioon improviseerib selles sõjas. Kas sa oled sellega nõus? Või näed sa pigem vajadust kujutlusvõime järele, sõltuvalt sellest, mida sinu vaenlane, sinu vastane teeb? Ma ei ole sellega üldse nõus. Ma arvan, et neil on sõjaplaanid juba aastaid valmis olnud. Nii keskväe juhatuses kui ka 5 laevastiku komandöri juures. eles estão exercitando isso. Aga nagu igas konfliktis ütles Mike Tyson, kõigil on plaan, kuni nad saavad löögi. Tegelikkus on see, et me üritasime panna Iraani režiimi loobuma oma tuumaprogrammist. Lõppkokkuvõttes nad seda ei teinud ja nüüd me kohaneme. Kohanemine konflikti keskel on osa sellest. Sa pead olema paindlik, et toetada käimasolevaid operatsioone, kuid samal ajal mõtlema strateegiliselt nii pikaajalistele kui ka lühiajalistele mõjudele ning sellele, kuidas me režiimiga toime tuleme. Mõista väina küsimust. Hormuzi väina algusest peale. Ma usun, et oodati, et see ei juhtu nii kiiresti ja Iraan ei reageeri sellisel viisil, ähvardades miinide, paatide, kiirpaatide ja muude vahenditega. Aga me kohanesime väga kiiresti ja ütlesime hästi, kui tahate mängida, siis me tõstame panuseid, sest meil on sõjaline võimekus. Võime kõik välja lülitada, Iraani majanduse lämmatada ja takistada neil oma vägesid varustamast ja toetada. Ja lisaks sellele tagada, et nende majandus maksab selle eest hinda. Tänan teie aja eest. Aitäh. Aitäh, et teenisite Escoli juhtkonnas. Jah, tänan. Tänan, et helistasite. Suur aitäh.